tere hommikust, täna on 4. juuni ehk Jannu sünnipäev. Kell on hetkel 11:13. Me oleme siin juba hommikut mõnusalt veetnud. Jannu on juba poetiirudel, tegeleb oma sünnipäeva asjadega. Me peame lihtsalt pereseltsis, midagi muud ei toimu. Aga plaan on minna täna lõunal välja sööma, õhtul kodus grillida. Hetkel toimuvad ka Peeli sünnipäeva ettevalmistused. Nii et ma mõtlesin, et ma vlogin teile natuke. Me oleme nüüd nädal aega Tallinnas, enne kui me Tartusse tagasi lähme. Nii et vaatame, mida tänane päev meile toob. Ja kui ma piisavalt materjali saan, siis tulebki lihtsalt Jannu sünnipäeva vlog. Ma käisin eile Kohtla-Nõmme kooli kokkutulekul, vilistlaste kokkutulekul. Mul oli mega tore näha vanu õpetajaid, klassikaaslasi nii palju, kui seal oli. Minu klassist oli ainult üks endine klassivend kohal. Aga minu lähedal olevatest klassidest siis mõni aasta varem hiljem oli ka päris palju rahvast kohal, nii et meil oli väga tore üle pika aja jälle näha teineteist, iga 5 aasta tagant on siis nagu need kokkutulekud. Et seal oli mul ka mega tore. Ja Peili, mida sa teed seal? Ta mängib patitikutega, ta on nendega üle poole tunni mänginud juba. Puh! Mis sa teed seal? Jaa. Mul on või tunne, et Peilil on dermatiit. Jätan siia pildid ka. Tal on käed täitsa sellised punased, laigulised, katki. Nii et eks me saame varsti perearstiga rääkida, meil 4 pool perearsti aeg. Ma sain täna kätte nüüd oma Sheini paki, aga ma ei näita seda siin. Sellest tuleb eraldi video. Nii et hoidke silmad lahti. Tõenäoliselt järgmine video, mis te näete, on siis Sheini haul, try on haul. Aga hetkel Peili tudub. Mina filmisin just Sheini video ära. Ja nüüd hakkan filmima seda try on party, ehk siis ma hakkan kõik need riidid selga proovima. Wish me luck. Ja vaatame. Varsti tõenäoliselt lähme välja sööma, kui Peili järkab. Ma ei tea veel, kuhu me lähme, sest see on Jannu valik nii-öelda. Aga eks näis. No nii, Jannu ütles meile, et ta soovib minna Ülemistesse ja kohe meile söögi kohta ei öelnud. Kui me sinna aga kohale jõudsime, siis ütles ta, et lähme Babypäki sööma. Seda me ka tegime ja nii kaua, kuni meie toit tuli, mängis Peili mängunurgas. Kõik oli väga maitsev ning järgmisel päeval liikusime me Kristiine keskusesse, sest Peilil oli vaja uusi papusid ning meil oli vaja toidupoes käia. Kuna aga meie kõhud olid üsna tühjad, siis otsustasime ühiselt, et lähme chopstiksi sööma. Ootasime oma toitu. Peilile tellisime friikartulid, mina sõin nuudleid kanaga ja Jannu sõi mingit riisitoitu. Pärast käisime siis toidupoes, ostsime mõned vajalikud asjad, Peilile süüa, mõngleid, aptamilli ning edasi läksime papusid katsetama. No vaadake, kui nunnu väike tuigerdis. Täna on 7. juuni. Ma olen hetkel keset Nõmme ristmikku. Ootan, et tuufoor läheks roheliseks. Olen hetkel teel Tammsaare teenindusse, et saada kätte Peili ID-kaart, mis on seal juba 6 kuud chillind. Seega mul on viimased päevad aega, et sellele järgi minna. Nii et täna ma teen seda. Peili on hetkel Jannuga kodus ja kuna mina taotlesin selle dokumendi, siis ma lähen sellele ka järgi. Tundub, et ees on rong, seega mul on aega veel jutustada, aga me tellisime Peilile ID-kaardi ja passi koos. Me tellisime nüüd tegelikult juba detsembri alguses, sest me käisime detsembri lõpus, käisime reisil, seega meil oli vaja passi ja kuna pass tuli esimesena, siis ID-kaart ikka veel chillib nii-öelda seal ja ootab, kuni me sellele järgi läheksime. Nii et Peili ID-kaart sai valmis 9. detsembril äkki ja ma pole sellele järgi läinud
ja 6 kuud nii-öelda saab sellele järgi minna, seega 9. juunil ehk siis ülehomme nii-öelda siis sellele ei saa enam järgi minna. Ehk siis täna on 7, nii et väga nibin-nabin, aga vähemalt ma saan selle kätte ja siis on sellega korras. Several days later. Tere hommikust! Täna on 9. juuni, päev enne Peili sünnipäeva. Ma olen teel Isabeli juurde Küntesse. Isabel elub pärast ja võtab mu täna Küntesse täpselt õigel ajal. Sain mingi viimase aja, nii et mul on kell 9 aeg. Ma jõuan üsna täpselt kohale. Mul läheb rong siit 8.53. Pean veel poest läbi hüppama, sest ma pole mitte midagi söönud. Nii et jah. See on minu künte before. Ma olen küntest tagasi jõudnud ja ma näitan teile tulemust. See on siis minu vasak käsi. Vasak ja parem on erinevad. Vasak käsi. Reaalselt vaadake, kui ilusad värvilised küüned. Oh my god. Parem käsi, et selline. Ma olen nii rahul. Täna on 10. juuni. Peili sünnipäev. Kell on hetkel 1:30. Ja ma teen aias ettevalmistusi. Peili hetkel magab. Külalised on kutsutud kella 3, ehk siis meil on aega veel 1,5 tundi umbes. Selveri köögitoidud jõudsid juba, koogid on kohal, nii et ma näitan teile kiirelt meie setupi. Nii, ma siis hetkel tegelen nende paigaldamisega, aga need on sealt keskelt pusasega. Ma just hakkan nüüd läbi lõikama, aga siia tulevad siis meil toidud ja toidud. Seal paistavad hetkel mõned üksikud joogid juba. Ja istumiskohtadega on siis nii, et me panime hetkel aia peale nagu siukse hunniku istumiskohti, et igaüks saab siis nii-öelda valida. Inimesi tuleb kokku siuke umbes 50 kandis, no siuke 45. Ja meil hakkab vaikselt kiireks minema, meil on veel lauad puhtaks teha, lauad katta, toidud välja tuua. Mul on vaja juuksed ära kuivatada, sest need on ikka veel veits märjad, kuivavad. Meil on nii palju asju teha. Ma sain öösel jälle väga vähe magada, eks ma olen väga väsinud. Aga vähemalt mul läks hommikune iiveldus üle. Ma olin terve hommiku lihtsalt audis. Ma olin lihtsalt nagu diivanil pikali ja lihtsalt nutsin, sest mul oli nii halb olla. Aga ma sõin lõunat ja praegu on juba vähe parem. Äkki värske õhk aitab kuidagi. Palju õnne sulle, palju õnne, kallis Peili. Palju õnne sulle. Peili puus ära. Palju õnne, kallis Peili.